Kas meid tõesti tõsteti enda oma kodust välja? Oh no. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavani Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Teate mis või? Eile ei teinud mitte ühtegi videot. Täna aga lähme vaatame, kas me saame natuke vett, sest meil vesi saab otsa ja siis käiks pesus ja pesus me käime siin samas. Vee soojaks ja siis ämbrites. Saab tehtud old school stiili. Ja siis ma proovin esimest korda mõned pesud ka pesta, sest et miks mitte, kui me siin juba pargime, ma saan puu külge siputada. Ma saan puu külge sikutada, seal on nööri ja panna asjad põhjuma. Nagu neid õhemaid asju saab pesta, ma ei hakka ja mingi pusasid pesema, siuksed asju, aga nagu, ei tea, trussarid ja särgid ja saab vähem, kui ma lähen neid pärast pesemas, ma saan vähem asju pesema asjasse panna. Plaan on paigas. Täna oleme veel kahekesi. Homme ka enamus päevast, aga õhtul tuleb juba meie uus sõber külla. Uus sõber, nii uus. Tutikas sõber just sai. Täiesti uus. Aga vaatame, mis läheb käima ka. Pole nüüd eile terve päev sussutanud teda. 3-4. Muidugi läheb. Ehitama siin. Kivi ei hoia. Naljakas, kuidas see vesi siin kaamera peale. Tundub nagu ta läheks üles, alt üles. Ja miks see nii on? On lihtne kaamera frame rate. Ja siis ta tekitab siukse illusiooni, et vesi läheb tagurpidi. Vaat. Jälle oled targem. Mõtlesin, et lähme tagasi teist teed, et äkki leiame tee peal kuskil mingi kämpimiskoha. Ja siis ma tulin teed läbi vaatama ja siis tuli üks mersu, mingi pisike punn tuli vastu siit selle sama tee pealt. Siis ma olin, et okei. Kui siuke mersu juba siit alla tuli, siis ei tohiks vaja meie autole probleem olla. Aga vaatame, äkki saame natuke teistsuguse kämpimiskoha, mida Parkfornaidis ei ole. Kui ei saa, siis saame mööda seda teed tagasi sinna, kus me olime ennem. Tee olukord ei olnud just kiita. Aga nagu teada on, siis just nende jubedate teede taga peituvad alati kõige lahedamad kämpimiskohad. Seekord jäi meile silma avara vaate ja kidura taimestikuga kaljunurgake. See mõnus vaikne kohake oli just kui pildiraamatust. Nii peaaegu olin ära parkinud, siis tuli kohal lihtsalt mööda. Ütles, et ega need väga suurem asi teed ei ole, mis me siin sõitsime praegu, et kunagi 3000 aastat tagasi veeti siit marmorit igale poole siia alla ja kõik need ehitised on siit pärinenud. Siin on ka üks eksemplaar. On näha, et siin on kuidagi süvistatud seda ja siis pleks lahti murtud. Suur mürakas. Mis teed, Sandra? Pesen pesu ja sina. Ma üritan filmida, kuidas sa pesu pesed. Tahaks nagu võimalikult vähe vett panna, aga ma pean rohkem kindlasti panema. Ma natuke solberdan läbi. Esimest korda selle reisi jooksul pesin siis käsitsi pesu. Ma ei tea, vist sain hakkama. Ma loodan, et seep tuli välja. Aga jah, miks mitte pesta mingeid väiksemaid asju, näiteks mingid sokid, aluspüksid, asjad. Okei, ühenda pluusi pesin ka ära. Et nagu pärast on siis vähemalt asjadest maksta. Tere hommikust! Kell on 6 hommikul.
ja mingi jõhker tuul on õues. Ma mõtlesin, ma lähen vaatan, kas kõik need riided on meil alles. Loodan, et on. Üldse ei taha õue minna, ma panin enda suure paksu talvejope selga ja tõmbasin kurguauguni kinni selle. Kas sa arvad, et meie riided on alles? Ma ei tea. Nagu see tuul on nii kõva olnud vahepeal, et auto lihtsalt... Õnneks meil unetonnid on täis tegelikult. Jep, me läksime liiga vara magama. Hans. Trepp on mingi 3 meetri kaugusel lihtsalt. Tagurpidi. Mu ujukad. On ka maas. Kaus. Siin on nii palju aardeid. Kõik riided ei tundu jumalast alles. Nad on natuke nagu teise koha peal, kui nad enne olid lihtsalt. Aga võib-olla on kõik alles. Ma ei tea, sest ma ei vaadanud, mida ära pesin. Teoorias on enamik asjad siin olemas. Võib-olla mitte kõik. Aga tead, see on siis loomulik kadu. Lõuna on kätte saabunud ja tuul ei ole küll vaiksemaks jäänud. Et Sander hakkas meile lõunasööki tegema pitasid. Ja ma nüüd siin taga istun ja on siuke tunne, nagu ma sõidaks kuhugi. Auto lihtsalt väriseb terve aeg. Ja arvan, et sööme ära ja siis hakkame allapoole liikuma, vaatame, kas saame siit tuule eest minema. Kas jõuame alla välja? Küll on tore, kui Eestis alla pandud kõrgendusvedrud ja Sandra pere poolt kingitud all-terrain rehvid saavad kasutust just sellistel teedel, milleks nad mõeldud on. Poollühjad kummid teevad tollel maastikul sõitmise veel omakorda mõnusalt pehmeks. Künklikud ja mudased teed jäävad selja taha nagu nalja ja teekond lennujaama poole ongi alanud. Nüüd jääb ainult küsimus, kelle me peale korjame. Naljo! Teist korda ka. Kaamerale ka. Kaamerale ka, jah. Ei piks nalja, aga väga jaske. Mille korjasime peale siis uue sõbra Kristjani. Või tegelikult vana sõber, ta on meil juba reisivideetes olnud ka. Pole täitsa esimest korda. Aga ilm keeras ka kohe pekki siin mägedes. Nii et käime korra koobastes ja siis liigume siit ära. Sest igal pool mujal ei saa vihma peale selle koha. Kiirelt koobastes ringi uudistatud istusime tagasi autosse, et Ateena lähiümbrust avastada. Kuna Kristjanil väga palju aega meiega reisida ei olnud, siis otsustasime teha suhteliselt spontaanse reisi vaadates ilma ja kohta, kus saaks teha ühe vihase matka. Tee viis meid Ateena ja Peloponneese vahelisi Keraneia mägesid uudistama ja perfektset vanlife'i kogemust Kristjaniga jagama. Ma tere pumbu. Ega ei tea, mida tal siin veel on selles suhtes, et neid oli. Ühesõnaga oleme sõitnud juba tund aega vist ja kõik kohad on kinni, kus süüa saaks või midagi. Ja siis nägime nüüd tee peal siin ka kohalik koht. Mingi memmeke on sees ja tundub, et midagi on süüa ka siin. Aga tundub, et äkki siis võtame neid skewereid, ma ei tea, mis siit veel saab. Siin on nagu miitvarieti, nagu seda ma ei hakka küsima, raudsetel pole on ja neid friikad prolli saab. Ma loodan, et nende kõrval on friikad. Kutsa, tere! Tere, kutsa! Käigutus. Natuke naljaks välja, aga... Ta on vana ja ta näeb välja nagu ta oleks Churchillne koreografia. Tugu on nunnu ju. Oleks nunnu ju. Ja johtuu Pikachu. On mõnus. Katsutan sind. Mingi efekki. Salahtid kõrval selles suhtes on nagu... See on uhke. Mis ma ka on justkui soola panna mitte kuskile. Nagu, just kartulit peale. Ma olen küsinud. Ma menem soola. Oi, kuradi koer, mida sa oled alla all? Koer oli ka nagu mingi... Mõlisid. No kuidas lihtsalt on? Norm. Päris Rakvere mustikamarinaadis grillliha ei ole.
Nice. Mees teab, millest räägib. Ei ole lihtne mees, ole lihtne mees. Kas meid tõesti tõsteti enda oma kodust välja? Kristjan tegelikult hakkas töökoosolekut tegema või hakkab kohe. Siis me laseme tal kasutada enda stuudiot. Kuigi oleks võinud siin õues ka teha, siin on ilusad mäed taga taustal niimoodi. Ja saime uue sõbraga endal, ma ei tea, koer. Teil aasta peal, ilalaug. Ära tee. Ma kartsin ette, ta tegelikult vist ei pritsinud, aga... See on meie uus sõber ilalaug. Tal on reaalselt püksi rikka alas ju. Kristjan peab siis koosolekut praegu meil on. Muidugi siis tuleb siia peristama mingi vend, eks. Meil on mingi Maks metsas. Tundub, et ta läheb minema. Läks edasi. Kutsus enda koera vist. Loodan, et jah, väga palju lärmi ei tee enam. Perfect timing, Eile, kui lennujaama juures Kristjanit ootasime, siis ma sain uued matkajalatsid endal. Kuna kõik meie plätud ja mu rihmikud on katki läinud, siis oli vaja midagi, mida saaks kiiresti jalga lükata ja mis ei oleks väga kallis. Ja ma leidsin sealt Liivaranna. See tundub päris äge. Üldse see kant on siin nagu kuidagi eriti ilus, just nende roheliste mägede ja siukse ilusa ilma pärast võib-olla ka. Ma lähen sinna Liivaranda praegu. Ma tahaks vaadata, mis värk seal on. Kas sinna saab üldse või ei saa? Seal tundub nagu Liivamägi olevat, sest ta on nagu varisenud ja siis see rand tundub liivane olevat. Või kruusane. Kohe selgub, kui sinna jõuan. Õnneks tee on suht lihtne. Kivid on teravad ja pidamist on väga hästi. Nüüd sai nagu tee otsa, aga nagu näha, siis sealt läheb üles üks tee, nii et siin on nagu rannaosa on ikkagi olemas. Kes vahetab, kas tuleb pärast siia ujuma või läheb sinna ühe imelise kaare. Aga ujumas peaks ära käima, sest ujumisega ma olen nüüd küll natukene, kuidas ma ütlen, pole just väga palju käinud viimasel ajal. Ja nii kiiresti oligi esimene päev õhtusse veerenud. Valmistasime laagri jaoks ette kohustusliku lõkkematerjali ning nautisime enda aega ja vabadust ilusate Kreeka metsade vahel. No nii. Trummikust. Lubasime eile, et lähme ujuma, aga ei läinud eile, nii et me lähme täna hommikul tõmbame energia sisse endale. Ilmselt vead tuleb ikka täna ära parandada, ei ole siin midagi. Eile saime 12-ni sai lõkke ümber istutud ja maast ja ilmast räägitud. Aga täna ma hakkan matkama. Äge vulkaan välja vaadatud. Saab siin vulkaani otsa äkki ronida, vaata, mis seal toimub. Täitsin siuke sketši ka. Andres vaatas eile lugesid, et seal pidi mingi hulkuvad koerad olema, kes mingid peresid ründavad seal. Jep. Aga mama ain't raised no little bitch. Meil on plaan ka, võtame väikse lati vorsti kaasa. Ja hakkame vorstiga peksma neid, kui nad tulevad. Kaer. Nii et jah, et kui koer ründab, siis vähemalt kui midagi juhtub, et siis me saame vorsti süüa. Vaatame, saab, ma ei usu, et nii hull on. Aga sa olid ilge koertesõber ju. Yes. Nii et ma usaldan. Ma arvan ka, et äkki mul on see good vibe küljes, et need on nagu see omi, no need. Ärme söödada ära. Täitsa pureme. Mõtlesime, et kui me juba nii ägedas kohas oleme, et siis nagu peab ju ujuma tulema, ei saa ju jätta. Vaadake seda.
meil on õiged sussid just selle asja jaoks, siin on päris järsk. aga ma nägin eile, et siin läks mingi tross seal. Me peame lihtsalt sinna poole natuke sammuma. Ütleme nii, et kui väga perse läheb ja siit enam üles ei saa, siis me saame ringiga ujuda randa. Kusjuures siin ei ole isegi nii hull see tee, et siin peaks mingi nööri otsas rippuma. Mingi klassik eestlased. Ikka on vaja ronida kuhugi vaatamisväärsus alla ujumana. Ja tegelikult seal oli kirjas, et siin saab ujuma minna ka sinna juurde. Tean, et Kristjani jaoks ei ole midagi, sest ta teeb iga hommikul ma duši. Märjad poisid. Käisin ka ära, aga mõtlesin, võtan kaamera ja näitaks. Kus veel on? Siin on siuke suur koopava. Ujusime sealt alt läbi ka. Ja siin on siuke epic cave. Vesi on nii läbi paistnud. No nii. Nice. Done deal. Milline suurepärane viis, kuidas hommikut alustada. Ja milline vaade. Holy hell. Tuleb üks hommikune vitamiinipomm. No added sugars. Hansuga oleme vanad peovennad, me teame, kui oluline hommikul väike pomm alla panna. Giga appelsin. Kust te need apelsinid saite, räägi mulle? Meie käisime autot parandamas ja siis mehaanik andis meile. Võt selle. Täitsa siuke värsked kohe aiast võetud. First impression. Good shit. Palju magusam, kui Don Simon näiteks on. Really good. Selle võib täitsa ära harjuda sinna. See on minu tavaline... Mis päev on? Täna reede. Ma ei tea. Tavaline reede. Ma ei tea, mis päev on, kas pole aru saanud sellest. No tegelikult see on ka ikka veits liialdus, et see nende tavaline reede on. See tavaline reede statistika järgi on ikkagi kuskil autot parandada kuskil. No. Don't jinx it! No. Ei, ma tõin hea energia. Nüüd ta katti lähedel on taega. Sandra, kirjelda seda õhku siin. Muna. Keedumuna. Keedumuna. Hästi öeldud. Mulle vulkaanid nagu räigelt meeldivad ja otsisin ka, mis siin Kreekas sisemaal nii-öelda, kas siin ka vulkaane on. 2 tünki on, aga need ei ole nagu traditsioonilised siuksed mäetipud, kus nagu siuke kraater oleks ja värki. Aga see oleks nagu kanjonis oleks kuskil. Natukene. 2 kilomeetrit eemal oli nagu siuke tunne, nagu sõidaks kuskil oliivipöösaste vahel, aga mitte midagi erilist. Siis siin näeb nagu hoopis ägedam välja, nagu kuskil kuul oleks. Aga jah, siuke munakes on küll siin. Ei ole nagu väga hull tegelikult. Nüüd enam ühes vahel oli sitaks. Siin on mingid Mine koopasse. Koopad, mis ventileerivad seda ja sealt pidi seda haisu kõige rohkem tulema tegelikult. See päevel või? Mis asi see oli? Päevel, jah. Vot, nüüd tuleb. Ilmselt oli ka suhu see lõhn ja maitsele. Siit oli eriti tugev maitsele. Ma arvan, kui sa sinna vahele lähed, siis seal on ikka normilt see. Ma ei tea, kuidas ma seda alla saan. Perseli. No said hakkama küll ju. Nojah. Mis ma teen nüüd? Mul on käed täis. Ma pean siit niimoodi tulema. Sul on Tavi ja sa oled mingi mauglina. Mida sa filmi, kuidas ma ei saa hakkama? Peab näitama, kui raske on vanlife. Kas sa tahad lõpetada? Ma ei tea, oleneb, kuhu ta läheb. Ma ei tea, kuhu see rada viib. Aga see näeb väga äge välja nagu sellest. Ei, te võite minna, ma olen siis tagasi, sest ma ei viitsi.
Lähme edasi siis. Adventure time. Tubli olid. Thanks. Ei viitsi rohkem. Handhug. Handhug. High five. Handhug. Okei. See oli handhug. Kui sa siuksed hääli teed, siis vaat kohe palju parem. Siin nagu ei ole enam siukest rada. Siin on nagu, et mine kuhu tahad. Ongi off the beaten path. Aga hoiame veits vahet, sest kui mingi kivi peaks vaata kukkuma siit jalga, siis seda tõesti ära võtta. Ma olen natuke kõrgemale siis. Läheb julmaks juba. Alati hoia ühe käega kinni. Pagan see sein on ka suht rabe selles suhtes. Ma võtan ühe kivi siit ära, siis terve see kalju kukub kokku. Kanjonite vahel oleme. Ja siis seal taga paistab mingi tehas. Lihtne? Lihtne? More or less. Kui arvad, et mõnest puujuurikast on abi, et hoiad kinni äkki või midagi. Hey, hello! Läheme kõnnime täiesti teist teed tagasi, sest nii tundub huvitavam. What's up? Teed end või? Siit me alla ei saa. See ongi seikluse definitsioon. Sa kunagi ei tea, kuhu sa välja jõuad. Eriti kui sa mingit rada ei kõnni. Üks samm edasi ja 2 sammu tagasi. Auto paistab. No nii. Matk ongi läbi saanud. Kuidas hindate 10 palli skaalal? 4. 4 või? Nii vähe? Rada ei olnud nagu väga hea. On hästi märgistatud. Ma olen 6, sest siuksed matkad, kus me lähemegi off-path. Need on kõige ägedamad. Matkarada võib igaüks läbi kõmpida. Ma lootsin nagu võib-olla rohkem. Mul oli nagu expectation oli nagu suur. No true jah. Mis on nagu siis, kui sinna mäe üles satud, siis sa näed kogu seda rõvedat mingit õlitehast ja mingid majad ja asjad ja siis sa ei tunne seda looduse tunnet nii-öelda. Siis see tõmbas nii palju alla seda mul. Ainuke lahe koht oli siin vahel ja korra üleval ka, siis kui väga neid õlikohti ei vaadanud. See on see droonioperaator. Suristab siin. Nägime selle omamoodi huvitava vulkaanimaastiku ära, kuid otsustasime siiski põhja poole tagasi sõita. Allolev infrastruktuur ei olnud just see, mida otsima tulime, seega lähme uudistame rohkem ilusaid looduspaiku. No nii, tuleb 2 kilomeetrit downhill ja juba oli märk, et 4x4. Appa, kui ilus. 3 naurat. Vaata seda, Sandra. Ja kas sul läheb 4x4 vaja, et siia jõuda? Ei lähe. 2 ratast vedas ära küll. Aga noh, täitsa tavalise sõiduautoga siia ikka ei tuleks. No. Ja rand on muidugi meie pärat ainult. Mitte kedagi teist siin ei ole. Ühtegi autot ei ole. Siin on nagu siuke pisike kalju, kus on väike majake. Mõned paadikesed. Super äge koht. Damson! Teile augud meeldivad? Noh, mõndadele ei meeldi, aga noh. This is my first time. Ja siis me Kristjaniga tuleme siit. Oh! See oli koore. See on nagu kanjon tegelikult. Jah. Aga väike. Päris äge, jah?
Väga äge koht jälle leitud. Aga see vee sees oleks nagu lilla või roosa midagi. No, vaat mida jah. Noh, jumala sirgu ju. Ja kohe tuleb tõe moment. Kas auto on sirgu või auto on viltu? -2. Kuidas pidi? Esimest otsa natuke ülespoole ja seda otsa natuke nii. Kõrge pilotaaž. Küsisin siis enne nende käest, et miks siis auto peab olema sirgu. Apparently auto peab olema sirgu sellepärast, et neil hakkavad seljad valutama. I call it weak shit, aga tänapäeva noored, nii fragile. Omal ajal ikka luurekompaniis sai magatud kuskil kuuse ajal niimoodi, et oli lumi ja polnud midagi muud. Lumi on natuke külje alt soojendab, vaata. Ei olnud midagi, selg oli natuke valus, aga elasid üle, on ju. Noh, mis sa ikka teed? Oi, see valgus praegu. Ja teie ja Molli ja... Oi, kui hea meel mul on praegu. Privado de beach, noh. Erarand. Literally, mitte meil on kedagi siin pole. hooaja väliselt tegelikult päris mitu eralanda on. Oh, jah. Kuule, aga plaan süke. Panen saapad jalga. Lähme jooksime ruttäkki sinna selle kivi otsa. Vaatame nii palju seda päikseloojangut enne, kui ta sinna mäe taha ära läheb. Kas me võtame veini ka? Ilmselgelt. Siit saab. Okei. Kui saab, siis on hästi. Miks mu jalad nii lühiksed on? Vaadake seda nüüd. Sweet baby. Ja meie kämper on ka seal. Ja siit läheb üles ilus mägi. Päike läks looja. Täitsa võimas oli kohe. Ütleme nii, et päike läks nii kiirelt looja, et ei jõudnud isegi veini lahti teha. Aga vahet pole, jääbki hilisemaks rohkem. Mis me? Ta pead selle tagasi viima alla. Tead, kuidas me ei pea seda alla viima? Me joome selle siin ülemal kohe ära. Nii, aga ta pead kõik alla viima. Siis ma panen kirja sisse ja viskan vette sinna. Ja siis keegi 100 aasta pärast leiab. See ei ole loitering, kui see on kiri sees. Loitering. Mul šamaanist sõber soovitas eile, et kui sa tahad halvast energiast lahti saada, siis kirjuta paberilehe peale mingid oma halvad mõtted, mis sul on, ja siis põletas ära. Ma arvan, et see toimib suht samamoodi, vaata. Paned lihtsalt pudeli sisse oma selle mingi tuustiku ja siis viskad kuskile merre. Ja siis see halb mõte läheb sellele järgmisele inimesele, kes see leiab. Unlucky, näe. Siit. Vali oma rada. Sandra, sa oled nii tubli. Thanks. Sa ka, kuigi sulle on see mingi easy. Valitakse ikka raskem rada, no ma ei saa aru. Minu teed ei tulda. Ma juba ammu all siin. Näed sa? Tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip-tap, tip, tip, tap-tap-tap, tip-tap, tip-tap, tipa-tapa, tip. No, Sandra. Jõuad järgi? Mulle meeldib see jälle rohkem. Sa pead seda hästi vaikselt. Siis tuleb see glug-glug-glug-glug-glug-glug. Mille terviseks joome? Ilusa ranna ja ilus elu terviseks või? Jah. Ja mina teen tööd. Mehed ainult joovad. Keegi ei võtnud võtnud tooli ka? Me lähme praegult exploorima. Me niikuinii tuleme pärast Jah. võit tooma. Igast asju. Praegu on ainult essentials. Kaamera, vein ja stick. Ja Sandra. Miks sa laua kaasa võtsid? Seal oli laud olemas. Ma ei tea ju täpselt, kuhu te minna tahtsite. Aga siit ka esimene reegel kohe. Kui sa prepeerid lõkke kohta, noh, sa ei võta kogu tavaari kaasa, ainult essentials, sest sa kunagi ei tea, mis sul juba olemas on ja mis on vaja vaata. Aga pole hullu. Õpime läbi tegude. Teine reegel, kui hakkad lõket tegema sõpradega. Hans, kas sa tead, mis see on lõkkestikk? Jah, see, millega sa lõket segad. Väga õige. Teine küsimus, kas lõkkestikk võib olla ükskõik mingi suvaline stikk või? Ei tohi. Väga õige. Lõkkestikk pole olema siuke eriline puu, mille sa leiad või millega tekib siuke seos, vaata, et sa nagu vaatad seda ja saad aru, et see on see lõkkestikk.
vahepeal, kui sa oled kuskil RMK aladel näiteks käinud, siis võib-olla oled märganud, et mõnes kohas ongi siuke mõnus lõkkestikk ja kui sa tunned, kuidas seal käe sees on, see kõik on õigesti ja kõik on nagu, no kõik on nii nagu peab, see lõkkestikk, sa saad aru, et sellest ja siis tuleb õige lõke. Vahepeal matkal käies unustad ära nagu selle lõkkestiki värgi ja siis nagu kõik on nagu siuke nagu on, nagu ei ole, vaat pluss-miinus siuke. Aga täna meil on lõkkestik olemas, kui see just ära ei põle, ta on siuke väga... Kas see lõkkestik näitab ka, kuhu kohta me lõkke teeme? Mulle tundub, et siia vist. Ta on nagu, kui ei ole vaata vaibi, siis ta nagu vajub ära, aga kui vaatad, siis hakkab järjest... Sa lähed... Okei, siia. Ja see on ilmselgelt. Siin oli vist liiga vähe muru või mida. Muru lapp. Hold our lõkkestik. Aitäh. Siin on mingi perfect sitting place. Jaa. Siin on mingi nael, seda siia, teine nael, seda siia sisse hüppa. Be safe. Ole. See peaks ikka lihtsamalt käima, aga ole. Kurat, ikka tõmbasin selle kurat huviga endal kulva. Can I join you, brother? Of course. Vaade. Ma teeks niimoodi. Saate nii, jah? Vaade pole kõige parem, peab selle jaoks. Puu otsas jalgu kõlgutades ongi otsa saanud meie seikluste rohke päev. Täiskuu valguses nautisime veel Sandra poolt valmistatud chili con carnet ja lõkkehõngu. Kuhu viib meid tee aga järgmiseks ja mis hakkab juhtuma peale Kristjani lahkumist? Sellest lähemalt juba tulevas episoodis. Who lives in a pineapple under the sea?